Podcastis me räägime veest, vee kasulikkusest, veest meie elus, vee joomisest, vee valikuvõimalustest ja kõigest sellest, mis moodi vesi meid elus üldse puudutab. Ja ta puudutab sellepärast, et vett me lihtsalt peame iga päev jooma ja seetõttu me oleme selle Veehääle podcastiga ellu kutsunud ja meie teises osas on külla tulnud minu heal kutsel, aitäh, et vastu võtsid, näojooga treener Kaidi Hunt. Tere sulle! Tere, mul on väga hea meel siin olla ja suur au, et just mina olen siin kutsutud, nii et minu poolt suur aitäh kutsumast ja väga põnev saab kindlasti olema, et ma hea meelega kuulan, mida kõike selle veest rääkida on. Ma tahtsin alustuseks süüvida sellesse teemasse, et ma tutvustan sind kui näojooga treener, et on sinu elus veel selliseid olulisi rolle või tiitleid, mida me peaksime siin kohe ära teadvustama, et mis on see sinu nii-öelda tegevus ja elukogemus? Tegelikult on et mul on küll näojooga treener on niimoodi ametinimetus, aga ma ei tea, varsti ma peaks ennast elustiili treeneriks just nimetama sellepärast, et mina leian, et ainult harjutuste tegemistest ei piisa, et selleks, et püsida noor ja ilus, aga on palju tähtsam see, et mida me tarbime nii toiduna kui ka veena, et see on üli tähtis ja mul on endal nagu praktikat ka, et kuidas ma näen, et kuidas mul välimus on tänu sellele muutunud, et ma olen pööranud tähelepanu, mida ma söön, mida ma tarbin ja kes ma üleüldse niimoodi igapäevaelus olen, et nii liikumine kui kõik on tegelikult üks suur tervik. Et sa võid seal teha miljoneid näojooga harjutusi, aga kui sa ei pööra sisemisele poolele tähelepanu, siis sellest ei ole kasu. Nii et see on nagu minu meelest väga tähtis. Täna olen 48 ja kui ma vaatan oma pilte 5 aastat tagasi, kui ma veel ei tegelenud näojoogaga ja üldse sellise, ma pööran tähelepanugi oma välimusele ja millelegi, siis ma näen, kuidas ma lähen järjest nooremaks. Nii imelik kui see ka pole, aga see on võimalik. Vot. Super, seda on väga äge kuulda ja seda on ka näha. Mina tunnistan, enne kui me hakkasime siin seda podcasti salvestama, tegin ka endale näojoogat. Ma mõtlesin, et kuidas ma hakkan intervjueerima väsinud näoga siin näojooga treenerit ja mõjub kindlasti. Aga sa ütlesid, et sa oled märganud seda muutust. Kas sa tahaksid natuke avada seda ka, et mis sinu elus toimus või juhtus, et sa üldse sellise muutuse siis elustiilis ette võtsid? Otse ausalt öeldes vaatasin peeglisse ja ei meeldinud mulle seal see närtsinud välimus, mis otsa vaatas. Et kui räägitakse, et ei, sul head geenid on, et ei ole ikka päris niimoodi. Kui ma vaatan tõesti neid pilte ja minu Facebooki või Instagrami kontol on ka näha need pildid, et milline ma olin 5 aastat tagasi, siis hästi palju on tegelikult ikkagi enda ära teha. Ja vaatasin peeglisse ja sain aru, et kui ma täna kohe midagi ette ei võta, siis olen ma näen välja vanem kui mu ema varsti. Nii et selles mõttes oli see nagu selline hästi hea hüppelaud, et otsustasingi, et ma nüüd pööran sellele tähelepanu ja hakkasin siis uurima erinevaid võimalusi. Ja näojooga harjutustest täiesti, ja nad toimivad, väga hästi toimivad. Aga ma ikkagi tehes neid harjutusi ei olnud nagu päris rahul, et mõtlesin, et ma ju oskan endal miimikat kontrollida, ma teen näojooga harjutusi, aga miks mul need jooned siin ikkagi jooksevad? Ja siis ma hakkasin seda asja edasi uurima, jõudsin Hiina meditsiinini ja sealt ma küll ei oska Hiina meditsiini nii hästi veel, aga ma tean mingid sümptomeid, et mille järgi saab määrata, et
kust võivad tulla need ebakorrapärasused. Et see kajastub kohe täiesti välimuses, et kui sa ei hoolitse oma sisemaailma eest ja nii palju, kui ma nagu olen inimesi vaadanud ja küsitlenud, et kas näiteks, et kui ma näen, et on need väga tugevad jooned siin keskel jooksevad, siis küsid, kuidas sul selle seedimisega on, et kas sul kõht on ikka korras, et enamasti see peab paika, et nii palju, kui mina olen küsitlenud, siis ongi niimoodi, et inimene ütleb, jaa, mul on seedeprobleemid. Ja minu jaoks on nagu selline nagu hästi häirekeel see, et kui kergekäeliselt süstitakse ennast, et süstitakse see korts ära, pööramata tähelepanu, et miks see korts seal on. Ja sellepärast mina leian, et kortsukeste eest tuleb tänulik hoopis olla, et nad näitavadki meile sisemaailma peegeldust, ütleme organismi peegeldust, et kui seal ikkagi ei ole kõik korras, siis see kajastub näos. Ja sellepärast on meil nad näos, et me sellele tähelepanu pööraksime, mitte ei ole tagumiku peal otseses mõttes. Kui palju sina oled endale selle teekonna jooksul teadvustanud või ümber teadvustanud ja ümber pidanud õppima seda, et mis asi see vesi üldse on ja miks seda meie elus üldse vaja on? Oma teadmiste puhul ma tõesti olen seda uurinud, et tean näiteks seda, et on oluline, et mineraalidega rikastatud vett tuleb juua ja muidugi see on natukene tülikas, et sa pead seal mäkerdama nende soolade ja asjadega ja kokku keerama ja kui sul seda käepärast ei ole, et siis see annab kohe tunda, siis on oht ka, et see võib-olla doseerid kuidagi üle või et tegelikult see on paras teadus, et see on oluline, et meil oleks see vesi õige, et ei ole niimoodi, et sa võtad seal Lasnamäe kraanivee ja tarbid seda ja siis mõtled, et huvitav, et miks ma ikka veel ei näe hea välja. Ja just see ka, et kas see vesi jõuab ikka rakkudesse, et see on ka nagu oluline, et see on tegelikult üks suur teadus ja täna on ikkagi nii palju asjalikke inimesi, kes tegelikult oskavad öelda, et milline see õige vesi on, mida niimoodi kerge oleks tarbida, et me oleme väga selles mõttes, meil on kiire kõigil ja inimesed ei viitsi mässata igasuguste asjadega ja kui sul see asi seal kodus otsa saab, mida sa tahad veele lisada, siis on ju. Nii et räägi hoopis sina mulle, et milline see õige vesi siis oleks, et mida me võiksime juua. Ma hea meelega räägin sulle, aga hoian veel põnevust üleval. Okay. Ja tahan sult seda uurida veel, et esiteks, kui palju sina üldse vett jood iga päev? Mismoodi sinu vee tarbimise harjumus üldse on kujunenud või muutunud? Ma hommikul alati esimese asjana, kui ma ärkan, siis ma joon sooja vett. Mõnikord panen sinna seda 4 soolasegu sisse. Ma hästi tunnetuse pealt teen. Mõnikord tunne ütleb, et pane mulle siia sidrunit sisse, teinekord panen ma ingerit sisse, mõnikord lihtsalt tavalist vett. Kuna ma elan maal, siis mul on see vesi võib-olla natukene puhtam kui ütleme linnas torustikust tulev vesi. Nii et selles mõttes jah, et ma joon teda päris palju, mul on pidevalt on tass kõrval, üritan võimalikult palju sooja vett juua. Et see keha omastaks seda kõike paremini. Nii et ma joon ja proovin ennetada janu, et ei tekiks seda janu ja et ma kujutan ette, mul on tass kogu aeg ees, et käin selle tassikesega pidevalt ringi ja tarbin, et vahepeal panen mingid ürte sisse ja. Kas see on loomulik täna inimestele piisavalt vett tarbida? Või tuleb seda neile tegelikult ikkagi meelde tuletada, et kullakene, et vahepeal peaks ikka jooma ka? Ja see on selles mõttes, et kui ma inimestele koolitusi teen, eriti just grupikoolitused, siis ma on väga hea niimoodi ilma näpuga näitamata kõigile infot jagada, et kui oluline see on ja ma alati räägin ka sellest, et miks meil on kortsud ja kust nad tulevad. Nii et ma pööran sellele alati tähelepanu ja
ja eriti oluline on siis, kui sa näed, et inimene on näiteks turses ja siis ma toon alati selle kaameliküüru efekti näite, et ütleme, keha hakkab ju ladestama kohe, nii kui sa ei joo piisavalt, siis ta tekib selline salvestava efekt, et ta hakkab igaks juhuks korjama, ehk siis nagu kaamel korjab küüru sisse vett, et et parematel aegadel läheb vaja ja inimesel ajab see kohe ju paista, ajab silmad paista, ajab kogu keha tegelikult paista, kui sa ei ole piisavalt veetarbija. Tegelikult nad kuulavad mind. Et kuna ma pean ise alati eeskujuks olema niimoodi, et ma käin ka ja väga propageerin seda vee joomist, sest see on ülimalt tähtis. Eestis ma käisin ühel huvitaval kehadiagnostikas, kus mõõdeti ära, et ma olen 57 kilo ja minu kehas on 44 kilo või liitrit, ma ei tea, kuidas nad mõõtsid seda vett. Ja siis ma alles teadvustasin, et jeerum, et seda on ju rohkem kui pool. Nii et selles mõttes siis ma sain aru, et kui tähtis see tegelikult on, et ma ju koosnengi enamasti veest. Nii et see on ja ei ole kunagi teadvustanud seda, et ka luudes on vesi ja ka juustes on vesi. Meil on igal pool, et ei ole niimoodi, et meil on ainult nahas. Aga kui nüüd ikkagi inimene ei tarbi piisavalt, üks asi on kuidagi keha läheb tursesse, aga teiselt poolt tekivad ka siis sellised nagu a la rosina efekt, et tal on see nahk läheb selliseks kortsuliseks. Ja seepärast on hästi hea tal alati öelda, et joo seda. Ja mis veel, et kui ta joob jääkülma kogu aeg, siis ka keha läheb selliseks nagu paiste. Et ma olen näinud väga-väga sportlikke inimesi, kes joob pidevalt jääjooke ja ta on ikkagi turses. Nii et see tekitabki täpselt vastupidise efekti, et keha ei omasta seda. Nii et see on ääretult tähtis. Ja see nahk lihtsalt näeb, ilu poole pealt näeb lihtsalt hea välja, kui sa tegelikult jood ilusti vett. Ja seda päris puhast vett oleks vaja juua, et need ongi, ta on varustatud nende mineraalidega, sa oledki nagu toidetud seestpoolt. Nii et meil ka lilled kodus on, et nad ikka tahavad seda väetist aeg-ajalt saada, et teda ikkagi närtsib lõpuks ära, kui sa niimoodi välimus, et ta läheb tuhmiks. Nii juhtub ka täpselt inimesega, et kui sa ikkagi jood teda piisavalt, et siis see paistab välja. Nii et see on ilu alus, ütleme nii. See on väga-väga tähtis. See on muidugi isegi kummaline mõelda, kui vähe ju veest tegelikult meie ma ei tea, haridussüsteemiski räägitakse, eks ole, või sõna hüdratsioon käib küll siit-sealt korra läbi, aga nagu sa just ise ütlesid väga hästi, et kui sa tegelikult said aru, kui palju on sinus vett kokku, et siis sa alles hakkasid sellele sügavuti, eks ole, mõtlema või seda paremini planeerima, eks, et ma olengi väga palju vesi, on ju, et hing ja vesi. Ja ma olen enda peal nüüd teinud 4. nädal jookseb mul siin palil selline vee joomise test, et ma leidsin siit ka lõpuks kangeni vee üles ja esimene asi, mis oli see, et kui ma hakkasin kangeni vett jooma, et ma jõin 6-7 liitrit iga päev vett, sest esimene nädal aega, sest ma sain aru, kuidas mu keha hakkas nõudma seda, et ossa raks, et nüüd tuli see õige vesi, et anna nüüd mulle, et selline kõikide aastate niisutamata kohad tahtsid ka niisutust saada. Ja siis teine, mis ma ise tähele panin, oli see, või kuulma hakkasin. Ma siiski palju postitan ka sotsiaalmeedias ja teen videosid. Inimesed hakkasid kommenteerima mulle, et oi, Rain, et mis juhtunud on, et sa näed kuidagi nii hea välja ja nii puhanud välja ja nii, et tegelikult see tulemus tuleb väga kiiresti. Nii et isegi
isegi nädalaga võib juba täitsa saada siis täitsa seda välja, ütleme, tulemust, jah? No ma arvan, et see, kui nüüd sõltub, eks ole, ka eelnevatest elustiilidest. Mina olen muidugi kuulus elunautleja ja pidutseja, eks ole, et mu elustiil ei ole enne olnud väga selline ka, nagu sa ütlesid enne enda kohta, et ei ole mõelnud ja hoolitsenud väga pikalt ja põhjalikult, et loomulikult ju see kõik hakkab välja paistma ühel hetkel ka. Et kui sa nüüd lähed üle sellele teistsugusele teadlikumale veetarbimisele, siis see esimene nädal ongi kõige huvitavam tegelikult, eks ju, sest pärast seda, toimuvad juba muutused ju aeglasemalt ja stabiilsemalt. Aga mulle veel meeldis see ka, mis sa enne ütlesid, me ise ütleme ka seda, et sa ütlesid, et sul on kogu aeg veeklaas kõrval ja täis, et tegelikult siis, kui inimene hakkab ikka jooma vett janu pärast juba, et siis on ikka juba väga hilja. Või mis sa arvad? Ja ma olen täiesti nõus sellega, et seda tuleks nagu ennetada, et sellest ei ole kasu ju, et kui sa nüüd, ma ei tea, päevas korra valad selle liitrise pudeli endale sisse ja siis ülejäänud päeva ei joo, et pigem ikka on oluline see, et sa jooksid niimoodi iga teatud aja tagant, eks, et siis tuleb see doos peale, keha võtab vastu ja siis ta jõuab niimoodi nagu oma tööd ka teha, et imenduda ilusti, muidu ta ju jookseb lihtsalt läbi. Sest neerudel ja organismil on ju teatud kogus, mida ta suudab ära töödelda ja ülejäänud lihtsalt visatakse välja. Nii et selles mõttes on raiskamine pigem. Nii et see on mina leian, et pidevalt tuleb. Kaanida pool liitrit endale makku, et see ei ole hüdratsioon. See on pigem kehale koormavaks ja raskeks, et kui ma olen elus tundnud küll, kui kuskilt tuled pikemalt jalutuskäigult või palav ilm on ja siis oled unustanud või vesi sai otsa või ja siis sellest suurest dehüdratsioonist kaanid endale nii-öelda mao täis ja siis on pärast nii raske olla. Et me sellepärast ütlemegi, et vett ei tule mitte juua, vaid vett tuleb süüa. Et lasta tal suus olla ja lasta organismil nautida seda, et sa talle vett annad. Ja kangeni vesi, oled sa kuulnud üldse kangeni veest enne või kuidas sinu suhe aluselise veega on tänaseks? Tegelikult ma olen kuulnud sellest, aga ma unustasin selle vahepeal ära. Oli üks sõbranna, kellel on see aparaat kodus. Ja ta näeb tõesti hea välja. Tõesti, vaatad, pidutseb nagu, ma ei tea, nagu teismeline. Ikka näeb hea välja, mis mõttes nagu. Ja siis ma saingi aru, et tegelikult asi ongi selles vees, et kui sa igapäevaselt tarbid ja siis sa lihtsalt näedki hea välja. Ja mul on nagu aur läinud muule praegu, aga samas just hiljuti ma mõtlesin, äkki oligi nädal tagasi, mõtlesin, et ma peaks selle vee tõsiselt käsile võtma ja siis ma hakkasin ka uurima, kuigi ma olen mingis grupis ka, kus räägitakse sellest veest, aga seda infot on nii palju ja ma ei ole seda endale põhjalikult selgeks teinud, aga just umbes nädal tagasi mõtlesin, nüüd ma tahan sellest veest rohkem teada saada ja siis sa tuled minu juurde, mõtlesin täiesti ulme, et ma olen huvitatud sellest ja ma tahan seda endale võtta niimoodi igapäevaselt, sest et kuna ma tahan mõnes mõttes olla selline, kuidas nimetada, pioneer või, et kes tahaks nagu tõestada, et 50-aastane naine ei pea olema kortsus ja vanem välja nägema, et ma tahan nagu vastupidist tõestada, et näitan teile, et tegelikult süües ja juues õigeid asju, tehes õigeid asju on võimalik ilma keemiata püsida ilusa ja noorena. See on minu eesmärk ja siis see vesi oleks nagu täpselt see loogiline jätk sellele või lisa siia juurde. Nii et jah, vot. Mulle väga meeldib see sinu suhtumine, et sa ei tee seda mitte lihtsalt kas et minu tervis või, vaid et sa tahad olla eeskuju, et sa tahad teistele näidata, et ära
ära passi oma dogmade küljes, vaid tee midagi selle heaks, et sul oleks parem tulevik ja kvaliteetsem igapäevaelu ja loomulikult väline ilu ju, värskus, kõik see käib ju selle kvaliteetse elu juurde ühel või teisel viisil. Kangeni vesi on siis selline vesi, mis esiteks on ta aluseline, aga kangeni vett nimetatakse, ta võib olla ka selles mõttes happeline, et sellest kangeni veemasinast tuleb välja tegelikult 7 erinevat pH-d vett. Ja see alumine osa siis seal alates 2,5 pH-st on happeline kuni 11,5, mis on ilmselt see vesi, mida see sinu sõbranna tarbib, kes väga nooruslike hea peale pidutsemisi välja näeb, sest see on see nüüd see ülimalt aluseline vesi. Ja seda happelisemat vett siis kasutatakse tegelikult kodukeemia asemel, et ta on desintsifeeriva toimega, puhastab väga hästi, siis sinna keskele jääb see alla 7 pH, siis kutsutakse iluveeks, mida siis saadki määrida naha peale, nahk on ju natuke happelisem kui oluliselt happelisem kui näiteks meie veri, eks ju. Et veri on 7, seal midagi, siis naha pH ongi seal 6 kandis, et siis iluvesi on see, mis aitab nahka tegelikult välispidiselt väga hästi niisutada ja turgutada ja ka puhastada, et tegelikult väga paljud inimesed kasutavad seda vett ka selleks, et nii-öelda koorida igapäevaselt nahka, eks ju, et mitte ei pese kraaniveega, vaid pesevad selle iluveega 6 pH. Ja siis sealt edasi 7, 8, 9, 10, 11 on siis valikute küsimus juba, eks ole, et 7 on neutraalne vesi, see on siis see, kutsutakse beebiveeks, et kõik võimalikult neutraalne ja siis mina joon iga päev 9,5 pH vett, mis siis on juba oluliselt aluselisem. Aga miks ta on kasulik ja miks tal see mõju on, mida inimesed vaidlevad ja ei usu ja mis ta udutab ja lolli juttu ajab oma veest siin, on see, et ta on ioniseeritud. Sealt masinast toimub siis ioniseerimise protsess. Vee struktuur on muutunud selliseks, et organism tunneb ta kohe ära ja ta läheb, niisutab nii-öelda raku tasandil. Et see on see vahe tegelikult, mis siis me võime juua igasugust vett ja inimesed joovad limonaadi ka vee pähe ja kõike, eks ole, et igaühe oma valik. Aga kui me läheme nagu sellesse päris praktilisse teadusesse sisse, siis see vahe on see, et pudelivesi ei lähe sul rakku. Ta käib sul organismist läbi ja sa saad mingi hüdratsiooni kätte. Kraanivesi, seda, kellel milline kraan on, eks ole, seda on raske öelda, mis sealt kraanist tuleb või ei tule või kus piirkonnas või kui puhtad on torud või, aga igal juhul ei tule sealt ioniseeritud struktuurset vett. Ja seda saab ainult läbi selle tehnoloogilise masina, mis selle protsessi siis ära teeb. Ja ta on antioksüdantne, et ta tegeleb siis meie organismi noorendamisega raku tasandil tegelikult. Ja, ega mul ei ole ainult ilu tähtis väline ilu, vaid minu jaoks on oluline see ka, et ma niimoodi terve püsiksin, et ma ei viitsi käia vana inimesena kuskil kepiga ringi, mina kavatsen reisida ja matkata igavesti noor püsida nii kaua, kui seda aega siin antud on. Et see tervis on täpselt sama oluline loomulikult mulle, ja sellepärast ma ka toitun ja pööran tähelepanu sellele, et mida ma teen. Aga ma tahtsin siia küsida, et kas on mingeid ohtusid ka, et ütleme, kas on oht, et see nagu keha liiga aluseliseks ajad, et kas see oht on olemas, mis selle vee ohud on näiteks?
Me oleme siin teadlastega rääkinud, nad ütlevad ikka seda, et ei ole ohtu. No oht on selles mõttes see, et kui sa jood, ma ei tea, 20 liitrit päevas vett, eks ju, et siis see on üleliia ja palju ja ühegi asjaga ei, sa ilmselt tead minust rohkem, mis see asi on balansi otsimine, tasakaalu otsimine elus, eks ju, et selge see, et vett tuleb juua ikkagi mõistlikkuse piires. Ja minul oli ka see endale üllatuseks, oli see esimese nädala test, kui ma jõin 6-7 liitrit päevas, sest ma lihtsalt lubasin oma kehale, kuna keha tahtis ja nõudis. Ja siis see läks loomulikult jälle paika, et järelikult oli mu dehüdratsiooni tase raku tasandil nii paigast ära, et lihtsalt siis keha selle nädala ajaga tahtis selle tagasi saada ja balansseeris, eks ju. Aga täna ma joon ka 2-3 liitrit päevas ja ei teki seda ohtu. No oht on siis, kui sa jood seda happelist vett, mida sa peaksid kasutama anknapesuks, puuviljade pesemiseks või muudeks toiminguteks majapidamises, eks ole, siis loomulikult võib tekkida oht, et sa pead ikkagi teadma, mis pH tasemega vett sa jood ja kus sa kasutad neid teisi veetüüpe. Ja inimesed on palju küsinud, et miks seda masinat siis ei saa kaubandusest osta, et miks ma ei või minna poodi ja osta seda masinat. Just nimelt sellepärast, et me peame kõigepealt sinuga rääkima, sind õpetama, informeerima, et mida see aparaat tegelikult vastutuse mõttes ju ka tähendab. See on eluaegne aparaat sinu kodus, ehk temast saab sinu igapäevase elustiili osa ja sa loomulikult hakkad seda vett tarbima. Ma teen ka kohvi ja teed ja suppi keedan ka kangen veega, eks ju täna. Et sa pead teadma, millist nuppu vajutada ja mis vesi sealt välja tuleb, millisest torust ja milleks sa seda kasutad, eks ju. Ehk siis, kui sa lähed lihtsalt poodi ja ostad endale veefiltri, see on lihtsam, eks ole. Aga kui sa hakkad tegema teadlikku elustiililist muutust, siis on vaja inimesi selleks koolitada ja selleks, et Natsik ongi teinud selle otsemüügi mudeli, sest neid masinaid üle maailma müüvad ainult inimesed, kes ise reaalselt igapäevaselt seda masinat kasutavad ja vett tarbivad. Et see ohujutt on, et sellepärast tulebki inimesi harida, et mida teha 2,5 pH veega, mis on kasutegurid, kuidas ütleme pH 6 vesi aitab nahka puhastada, hoolitseda, niisutada ja 7, 8, 9, 10 pH vesi, et millistel juhtudel ja olukordades seda juua. 11,5 pH vett ei tohi ka iga päev kogu aeg juua, eks ju. Et selles mõttes on vaja nagu see veeasi endale selgeks teha sellisel viisil, et see turgutab sind sisemiselt ja väliselt ja kodus ka, eks ju. Et kujutad ette, kui sa tegelikult ju saad aastate jooksul, ütleme, sa täna hakkad kangen vett tarbima, järgmised 20 aastat, kui palju sa saad näiteks kodukeemiast lahti selle aja jooksul. Ehk siis 20 aasta jooksul, kui palju vähem sa kasutad keemilisi ühendeid enda ümber kodus, eks ju. Et kui hakata niimoodi seda pikka trendi tervise mõttes ja kulu mõttes ja oma elustiili mõttes vaatama, siis hakkavad need kasupooled sealt ikka välja tulema. Tahtsingi küsida sellega, et sa ütlesid, et puuviljade puhastamine, räägi sellest natuke lähemalt, et kas see tähendab siis, et ta võtab need kemikaale maha või kuidas see, mille jaoks peaks selle veega näiteks puhastama puuvilja? Kuna ta on struktuurne vesi, ta tungib ka selle puuvilja köögivilja rakku ja uhab sealt välja need elemendid, mis seal ei peaks olema, mida sinna on peale pandud, eks ju, mida tavaline kraanivesi ei suuda lihtsalt teha. Et sa võid tomatilt muda maha pühkida, eks ole, või ära pesta.
aga meil on olemas ka TikToki kanalis praegu üleval see pikem esitlus, kus Tiina teeb tomatitega teste, et ta võtab tomatit peseb kraaniveega ja tomatit peseb kangeniveega ja vahe on meeletu. Samamoodi näiteks riisi pesemine, et riisil ja paljudel ka teraviljadel või ka igasugustel niisugustel pähklilistel asjadel, mis tulevad Indiast või sealt kandist, lisatakse arseeni, sellepärast et kaitsta näriliste eest, eks ole. Ja tavaline kraanivesi tegelikult riisist arseeni välja ei pese, aga kui sa nüüd ikka väga palju elus riisi sööd, siis sa pigem tahad süüa seda arseeni vaba riisi, eks. Et jällegi elustiililine valikute koht, et kui sa sööd täna pool kilo riisi, nii nagu ta on, eks ole, sa ei sure ära homme. Aga kui jällegi võtta seda, et sa järgmised 20, 25, 30 aastat enam ei pane oma organismi sisse neid kahjulikke aineid, mida sa saad nendest mitte nii teadlikest valikutest elus, eks ole. Kõik lähme poodi, ostame tomateid ja kurke ja sööme apelsine ja sööme riisi ja teravilju, eks ole. Et kui me nüüd ei tea ja ei mõtle sellele, siis see kõik läheb meie organismi sisse. Aga kui käib ära, nagu sinul käis see 5 aastat tagasi, see moment on ju, et aga teisiti saab ka ju. Saab ju teisiti, et miks ma siis seda eks ju. Et see on see kõige keerulisem koht muidugi jah, et sellepärast ma enne uurisin ka, et kui keeruline sinul on oma klientidega rääkida nendest nagu elustiililistest valikutest, eks ju, sest neid on ühelt poolt hästi lihtne teha, teiselt poolt õudselt raske. Ja sa pead teadlik olema, aga muideks rääkides sellest veel, et miks ma selle puuviljad sisse tõin. Eestis meil on nii raske tegelikult puhast puuvilja saada poest, sest kõik on mürgitatud. Ja see, et kui nad on mürgitatud ja sa sööd neid endale sisse, siis need inimesed, kellel jookseb siit kulmu vahel joon, siis võiks seda vaadata, sellepärast, et siit jookseb maksameridiaan läbi ja kui nüüd maks on ülekoormatud, nii et ta ei saa hakkama selle mürgiga, mis seal kehas on, siis ta tekitab siia lohu. Näiteks minul endal on, maks ei ole väga tubli või ütleme, see detoks ei toimu nii lihtsalt kui tavalistel inimestel ja minul on näiteks ladestunud teatud mingisugused raskemetallid kehasse ja ometi, praegu võib-olla ei ole näha, aga teatud nurga alt ma näen, et mul on lohk siin. Mul ei ole kortsusid, aga mul jookseb lohk siit läbi, siis ma tean, et see on sellest, et ma pean keha puhastama ja ma olen nagu nii tänulik sellele, kui on olemas viis, kuidas puhastada nagu puuvilju puhtamalt. Sest et suvel on tõesti, ma lähen, võtan naabritädi käest selle tomati, aga talvel ei ole ju võtta ja siis sa ostad selle ökoloogilise. See ökoloogilisel ta on toorelt korjatud, nii et ta on ikkagi nagu jama. Nii et sellepärast on see nagu nii suur kingitus tegelikult, kui ma saan kodus puhastada need puuviljad, juuriljad ära. Ma tahan viinamarja süüa ja see viinamari on nagu saad aru, ta on nii kemikaali täis, et ma söön selle ära, mul on kõhuvalu pärast. Ma küll puhastan teda, aga ma ei saa teda niimoodi puhtaks, et ta oleks mu organismile selline ideaalne. Ja see on nagu nii tähtis ja see veel lisaks ta ju, ütleme, et kui saad õigesti puhastada, siis sa näed ka parem välja, sest see lihtsalt kehasse ei ladestu neid. Aga siis ma tahtsin veel küsida, et kui näiteks on mõni tervisehäda, kas siis tuleks seda kõrgema aluselisega vett juua või mille jaoks üldse, ütleme, kuidas me saame aidata ennast näiteks, kui mõni tõbi on kallale tulnud? Kõigepealt ju, mina ei ole arst. Kaugel sellest. Aga kui me vaatame nüüd, kust kangeni aparaat on alguse saanud, see toodetakse Jaapanis. Ja üldiselt
võib ikkagi öelda, et kõik, mida on Jaapanis toodetud, võib usaldada, et see on ikkagi läbinud mingisuguse traditsioonilise protsessi, kultuurilise protsessi, teadusliku protsessi ja sealt tuleb kvaliteetne värk ja nii on tegelikult Nachiku Kangeni automaatidega ka. Nad on isegi käsitsi seal kokku pandud ja nad on Jaapanis sertifitseeritud kui meditsiinilised seadmed. Et Jaapani meditsiin ütleb, et jah, see on seade, mis aitab tervisehädade puhul turgutust, toetust ja parendust saavutada. Ja noh, jällegi on ju küsimus selles, et milles see tervisehäda on, eks ju. Et mul siin üks sõber oli dengue viiruses pikalt, nüüd ta paraneb sellest ja arst ütles talle, et ainus asi, mis sind kiiremini parandab, on see, et sa pead hüdreerima ennast väga palju vett jooma iga päev. Et su keha oleks võitlusvalmis ja puhastuks ja veri puhastuks ja kõik, eks ju. Et siis me ka rääkisime temaga ja siis ma ütlesin talle ka, et nii, et nüüd sul on arsti soovitus, et sa pead jooma vett, et see ongi tervisehäda, eks ole. Et nüüd on see, et kumma vee sa valid siis või millise vee sa valid, eks ju. Et sa pead kokkuvõttes tegelikult kangen vett ju jooma vähem kui näiteks happelist pudelivett, eks ju. Sellepärast, et ta teeb oma töö ju kiiremini ära. 7, 8, 9, 9,5 on see, mida juua iga päev, aga liiga aluseliseks. No kuule, kõik asjad, mida me sööme, joome oma igapäevases menüüs on happelised. Et me sööme joome väga-väga vähe aluselisi asju. Nii et siin ei ole mitte küsimus selles, et kas balansist välja minna, vaid siin on küsimus selles, et kuidas balanssi tagasi saada. Ja seda aitab aluseline vesi saavutada organismil, sest me kõik, ma ei tea, sööd ju õuna ja sidrunit ütlesid, paned vee sisse ja enamus toite on ju happelised ja enamus vedelikke, mida me joome, on happelised, et me tegelikult oleme kogu aeg happelisemad kui puhtalt siia maailma sündides võiksime või peaksime olema, sest elu on meid niimoodi õpetanud, et tuleb süüa ja juua neid asju ja me naudime neid asju ja me ei peagi endale keelama, aga küsimus ongi selles, et kuidas me selle tasakaalu tagasi saame, eks. Nii põnev, nii et mina tahan nüüd otse kohe hakata. Natuke kaugel sulle vist külla tulla kohe, nii et aga mis siis saab, kui ma nüüd tahaksin seda aluselist vett hakata tarbima, kust ma nüüd alustan? Siis muidu ma ütleks, et anna meile teada, eks, kuna sa juba mulle annad siin eetri kaudu teada, et siis ma saadan sulle selle info, et kus sa praegu saad seda vett käia siis võtmas nii-öelda proovimise mõttes, et saada ise see tunne sisse ja maitse suhu ja katsuda masinat ja nuusutada vett ja et see pool on ka väga oluline, eks ole, et meil on kõrvad, silmad, nina ja suu, et ise see aisting saada ja siis kui meeldima hakkab, siis on juba lihtne, siis on vaja lihtsalt öelda, jah, mul on seda masinat vaja ja siis hakkavad asjad juhtuma. Maagiliselt tuleb sulle masin koju ja paned kraani otsa ja nii see elu samm-sammult muutub. Aga kui me läheme tagasi sinna alguse juurde, et siis kõik mineraalid ja asjad, ega see osa on täpselt samamoodi oluline, sellepärast, et ega kui su kraanist ikkagi rikkalikku mineraalvett ei tule, siis neid mineraale sinna muud moodi juurde keegi ei tekita, kui see, et neid tuleb siis sinna kuidagi panna. Et tegelikult see pool on ju ka väga oluline, et inimesed ei tea täna üldse, mis vett nad joovad. Nad ei tea, mis seal veeses on või mis koostisega see vesi üldse on, eks. Rääkimata sellest, kas ta happeline või aluseline, nad lihtsalt
ei tea. Võetakse ju kraanist vett, võetakse no ei ole sellist kommet, et lähed sõbranna juurde, ütled, tahaks klaasi vett ja siis küsid, et aga mis sul seal vees on, eks ju, et oled sa testinud, et tegelikult meil puudub täiesti selline teadlikkus. Nii et see mineraliseerimise pool tuleb ikka ka igal ühel eraldi üle ja läbi vaadata, et mis vett sa üldse saad ja tarbid ja kas siis on vaja lisada mineraale või ei ole vaja lisada mineraale. Et mina joon siin sellist kangeni vett, mis on tulnud Patu-Karoo mägistikust, ehk siis see, kust mina käin vett võtmas, nad ei tee seda kraani veest. Nad käivad spetsiaalselt 2 korda nädalas suurte vaatidega sealt mäenõlvalt või kuskilt, ma ei ole ise kaasas käinud, ma ei tea, aga sealt nad käivad toomas seda vett, ehk siis, et see on juba, no see on natuke nagu sama kuulus nagu Eestis on Värska, eks ole, et selline naturaalne koht, kust see vesi tuleb ja nad on ära testinud, et mis seal vee sees kõik on. Ja tegelikult üks kolmas teema, mis on hästi oluline, on vee puhul on vees lahustunud saasteained, eks ju. Et see on ju kõik see, mis kogu veetsükli protsessi käigus sinna lahustub ja ladestub, eks ole. Et kui hakkab kuskilt järvest vesi tulema ja läbi hüdrojaama ja siis torude ja siis, eks ole, kui ta lõpuks sinu kraani jõuab, kui palju sinna on tegelikult lisandunud külalisi vahepeal. Mina näiteks käin kohaliku vee all, duši all, et ma ei ole sinna pannud seda, mul on küll filter, tavaline filter seal vahel, aga ma ei ole sinna veel pannud kangeni filtrit, aga kangenil on olemas dušifilter täpselt samamoodi, nii et tegelikult saab ka käia duši all kangeni veega ja niisutada ennast välispidiselt ka puhta ja elusa veega. Sa tarbid seesmiselt piisavalt palju seda igapäevaselt, siis organism on ka tugevam, ka nahk pealtpoolt on tugevam, nii et ta lihtsalt vaatab mingi jama, ma ei võta seda enda kehasse vastugi. Nii et ta lihtsalt seest lükkab välja selle, siis et arvan, et see kõige tähtsam on ikkagi seesmiselt tarbida, ja kui juba on see luksus, et sa saad ka duši all sellega käia. Ma nii tahaks katsetada tõesti, et ma vaataks, mis mu juuksed teevad, et mis ütleme, et jah, et pesed sa pea ära ja siis valad võib-olla üle endal juuksed, et see oleks päris põnev näha, et mis juuksed arvavad sellest. Jah, ja juuksed on ju ka üks väga kiire indikaator, eks ole, et mis meie kehas tegelikult toimub, kas juuksed säravad või ei sära, kas on kõõm või ei ole kõõm, et see kõik väga kiiresti annab märku. Ja siis ma ei ole nõus sellega ka, et mul on oma juuksevärv ja siis ma näen mingid halle juuksekarve. Ma ei ole nõus nendega. Äkki on võimalik kuidagi seesmiselt seda mõjutada, sest et ta ei saa olla niimoodi, et mul nüüd on vanus selline, nüüd tulevad. Ei, on ju olemas täiesti näiteid, kus on vanemad inimesed, neil ei ole halle karva. Ma ei ole nõus sellega. Teooriaid on Kaidi maailmas igasuguseid, eks ole, et ja üks asi on see, et pidurdada vananemist. Teine asi on see, et noorenema hakata, et need on 2 erinevat protsessi. Ja kolmas asi on see, et väärikalt tuleb ka vananeda, ehk siis see juuksekarvakene võib olla hoopis loomuliku elu osa märguanne. Ja ei, selles on asi, et lihtsalt, et mind huvitab see teema, et mitte, et nagu äkki mul on just nimelt ka pidurdada võimalik ja et ma tahaks nagu katsetada, et kas on võimalik, ütleme seda käsipidurit nii pikalt peal hoida, kui saab. Tervise pool käib siin lihtsalt kaasa. Et selles mõttes, et jah, et see, aga lihtsalt, et
näha, et kas mingid teatud, ütleme, elumuudatustega on võimalik seda mõjutada. Ma tahan nagu seda katsetada, nii et mul ei ole, mul absoluutselt selles mõttes ma leian, et ma näen hea välja, mul need mõned hallikesed seal on täiesti ükskõik, et ma nagu ei pööra sellele tähe, ma ei ole mingi ilueedi ja ma olen nii naturaalne, kui ma arvan, et üks väheseid veel Eestis, kes lihtsalt olen nagu ma olen, aga lihtsalt, et tahaks, et ma mingite teatud eluviisidega ise ei soodustaks seda, et ütleme seda kiiremat vananemist, et see tähendab, et kui mul mingid vananemise märgid tulevad, ma olen ise siis kuidagi mõjutanud neid, et kui nad liiga vara näiteks tulevad, et nad ei pea olema ju tegelikult, nii et see on nagu see huvitav koht. Mis on sinu soovitused? Kuidas oma elustiili muuta nii, et toimiks? Kindlasti tuleks vaadata seda, et selline igapäevane baastoitumine võiks olla paigas. Et sa võiksid nagu teadlikult toituda. Ega me ju teame, et see saiake mõjub meile halvasti. No me lihtsalt teame, kõik me teame seda. Me teame ka, et vee asemel Coca-Cola joomine mõjub meile halvasti. Me ju tegelikult teame. Aga kui võtta nüüd fookusesse see, et ma tahan tervislikumalt toituda, see ei tähenda seda, et ma toitun ainult seal kapsast ja salatitest, vaid tõesti jälgi seda, et see toit oleks värviline ja ta oleks tervislik. Et see on nagu number 1 asi. Ja tõesti vee joomine, see on võiks olla nii loomulik, et sa päeva alustad veega, mitte kohviga. Et sa lihtsalt hoiad oma seda tervist niimoodi fookuses. Ja mina luban ka endale nädalavahetusel vahepeal joongi šampanjat, kui mul tuleb tuju, et ma ei keela endale mitte midagi. Ja kui ma ikkagi tahan, siis ma söön selle koogitükki ära, aga see ei ole mul tavaline. Ma ikkagi, ütleme, igapäevane toitumine on paigas. Ja kui see toitumine ja ütleme ka vee joomine on paigas, siis seal annab edasi kasvatada kõike. Sa võid sinna siis pöörata seal nii näojoogale tähelepanu, kui liikumisele, kui kõigele muule, aga nii kaua, kui toitumine paigast ära ja sa ei pööra sellele tähelepanu, siis ei ole mitte midagi, see ei anna tulemust. Ja tõesti, näiteks, et inimene, kes näeb, et ta on selline nagu kuiv, et sa näed, et see nahk on kuiv, siis vaata järgi, mida sa sööd sellist, et mis seda kuivatamist tekitab. Et sool, suhkur, need asjad on nagu põhilised, et mis kohe naha teevad selliseks kuivaks, et siis teadlikult tarbid neid asju, mis niisutavad. Mis on õlised asjad, näiteks on pähklid, väga head õlid, sellised nagu niisutusmaterjalid, eks, et toidu poolest, siis värsked asjad. Aga just nimelt pigem juurviljad, köögiviljad, mitte alati puuviljad, sest puuviljad on täpselt niimoodi, et ma olen enda pealt, ma katsetan, kuna mu keha on suhteliselt puhas ja reageerib väga kergelt igasugustele ebakõladele. Näiteks sõin ülearu arbuusi. Ei ole vaja poolt arbuusi ära süüa, paar viilu, sellest piisab. Aga ma sõin liiga palju ja ma tundsin, mu nahk kisub. Minu nahk on selline, et mul on väga õhuke nahk, minu tulevad kortsud palju kergemini, mul on hästi väikse pooriga, nii et ma vananen tegelikult kiiremini ja sellega ta näitab kohe välja ka. Nii et ei ole, mitte mõõdukas on nagu kõige tähtsam asi. Luba endale kõike, aga see baas olgu paigas, et see toitumine ja see olgu paigas. Nii et see on isegi olulisem, minu meelest toitumine on isegi olulisem kui liikumine. Kuigi jah, see on täpselt samamoodi, nad on peaaegu võrdsed, aga kui toitumine ei ole paigas, siis liikumisest kasu ei ole. Õnneks toitu muud moodi kätte ei saa, kui tuleb liikuda. Tänapäeval Boltid toovad sulle koju, nii et selles mõttes on hea. Et kes siis rohkem, kes vähem, aga igal juhul toitumine ja liikumine käivad loomulikult käsi käes. On sul siia lõppu veel mõni hea soovitus meile kaasa anda, et oleks tore suveaeg ja läheks jõuliselt vastu ka Eesti kontekstis siis peatselt saabuvale talvehooajale jälle, et olla selline elurõõmus ja terve inimene. Ja, et ära ole enda vastu nii karm ja kriitiline, et naudi seda kõike, et tegelikult on kõik, me oleme ilusad, juba oleme ilusad.
lihtsalt meil on mingid teatud ebakorrapärasused on tekkinud mingitest elustiilist või kuidagi kõrvalekalletest, et tegelikult lihtsalt otsustad, sa oled ilus. Sa oled sündinud sellisena ja see on nii suur kingitus, et me oleme kõik igaüks omanäoline. Ja ilu poole pealt, mida ma soovitan, lõdvesta lihtsalt ennast. Lihtsalt võtta see pinge maha. No, lihtsalt pinge on üks suurimaid kartsutekitajaid, et kui sa hoiad ikkagi tund aega endal kulmu kortsus, siis see kortsukene sinna tunneb, aga nüüd iga teatud aja tagant lihtsalt lõdvestad. See lõdvestamine on olulisem, see on kõige alus ja juba teedki näojoogat tegelikult, kui sa juba lõdvestad ennast ära. Nii et jah, et sellised lihtsalt ja no minu kontodel on tasuta nõuandeid, et kus ma jagan videosid, et siis sinna saab vaadata, et seal ja, et igasuguseid videosid on pidevalt käepärast, et ei pea midagi maksma, et lihtsalt tee kaasa. Aitäh sulle, Kadi Hunt, näojooga treener, elustiili nõustaja ja eeskujulik vananeja. Jah, ma annan endast parima, et olla eeskujuks, nii et jah, tõesti, aitäh sulle, et aitäh kutsusid, hästi põnev oli, nii et sain ka targemaks, nii et väga-väga tänan. Väga hea, oli siuke sina mulle, mina sulle. Hoiame ühendust ja head veetesti sulle ja jään huviga ootama, kuidas kõik sinule mõjub ja töötab ja mis edasi saama hakkab. Aitäh!